Everybody wants to view, nobody wants to climb. Ehk siis eesti keeles kõik tahavad vaadet, aga keegi ei taha ronida. Kõrgustes laiuv maaliline vaade võib tihti hinge kinni panna. See võib olla mäetipp, elus saavutatud unistused või mõni suurem eesmärk. Me kõik igatseme seda hetke, kus võime seista tipus ja nautida tulemust. Ent sageli unustatakse, et selle vaate juurde ei pääse ilma vaevata. Tõus, mis viib tippu, olgu selleks siis päris mäetipp või siis mõni eesmärk, on sageli järsk, väsitav ja täis takistusi. Siiski on see teekond, mitte ainult sihtpunkt. See on midagi, mis kujundab meid ja muudab vaate tõeliselt väärtuslikuks. Me elame ajastul, kus tulemused on nähtavad, aga protsess jääb sageli varju. Sotsiaalmeedia näitab meile edulugusid, kauneid sihtkohti ja suuri saavutusi. Aga harva jagatakse hetki, mil tuli pingutada, milles kaheldi, kui eksiti või kui alustati uuesti. Noored unistavad saavutustest, tunnustusest, rikkusest või kas või ideaalkehast. Aga me ei näe või ei taha näha, kui palju tööd, distsipliini ja ohverdusi see tegelikult nõuab. Everybody wants to view, nobody wants to climb. See ingliskeelne ütlus kõlab valusalt ausalt. Inimesed tahavad tulemusi, aga mitte vaeva, mis sellega kaasneb. Tahetakse diplomeid, aga mitte unetuid öid õppides. Soovitakse ettevõtlusvabadust, aga mitte ebaõnnestumisi, mis selle ettevõtlusvabadusega kaasneb. Ihaldatakse tugevaid suhteid, aga mitte ausat ja vahel ebamugavat suhtlemist, mis selliseid suhteid loob. Tegelikult on ronimine vaate poole see, kus sünnib areng. Kui me kõnnime tasasel maal, siis me ei kasva. Kui me istume mugavustsoonis, siis me ei kasva. Iga raskus, iga kivi tee peal, iga hetk, mil tahaks alla anda, õpetab meile midagi ja sellest õpime me kõige rohkem. See nii-öelda ronimine õpetab meile visadust, kannatlikkust ja sihikindlust. Need on omadused, mis ei teki üleöö, vaid kujunevad just siis, kui me ei loobu, kuigi palju lihtsam oleks loobuda. Samuti tuleb mõista, et igaühe nii-öelda vaade on erinev. Ühe jaoks on see kõige olulisem vaade pereelu, teise jaoks aga karjäär, kolmanda jaoks sisemine rahulolu. Vahet ei ole, milline on siht. Nii-öelda ronimine on selle tee osa. Ja see, kui raskeks tõus kujuneb, muudab tippu jõudmise veelgi erilisemaks. Lihtne saavutus ei pruugi pakkuda sama suurt rahuldust kui midagi, mille nimel on tulnud tõsiselt pingutada ja vaeva näha. On oluline meeles pidada, et igal tõusul on oma rütm. Mõni liigub kiiremini, teine aeglasemalt. Mõni teeb peatuse, mõni eksib teelt. Aga edasiliikumine, isegi aeglaselt, on see, mis viib lõpuks nii-öelda vaate juurde, ehk siis saavutuste juurde. Ja kui me lõpuks sinna jõuame, siis me ei mäleta ainult seda vaadet, vaid ka iga sammu, mis meid sinna kohta viis. Seega, järgmine kord, kui tunned, et tahaks lihtsalt olla tipus, mõtle sellele, et tõeline väärtus ei peitu ainult sihtmärgis, vaid ka teekonnas sinna. See nii-öelda ronimine on raske, aga see teebki vaate tähendusrikkaks ja nauditavaks. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!